tere jälle! Kõigepealt tahaks tänada teid, kes te kommenteerisite või saatsite mulle sõnumeid. Et teie toetus on minu jaoks väga oluline ja annab mulle kindlasti jõudu juurde sellel, kuidas ma ütlen, enesearengu teel või teel oma probleemidele lahenduse leidmisel. Aga üks asi, mis ma tahtsin veel näitena tuua, et kuidas perfektsionism mõjutab inimeste või konkreetselt siis minu mõttemaailma näiteks spordiga seoses. Et ma vist ei suutnud ennast kunagi selle aja jooksul, kui ma triatloni harrastasin, pidada triatleediks. Sest mul oli kogu aeg siuke tunne, et selleks, et teised triatleedid, teised harrastajad mind tõsiselt võtaks või peaks ka triatleediks, pean ma vähemalt tegema, ma ei tea, 10 täispikka ja täispikka alla 10 tunni, et muidu ma ei ole mitte keegi. Ja sama asi, teadvustan endale, et tegelikult käib ka nüüd nii-öelda ratturiks olemise juures, et mul on väga raske ennast pidada ratturiks, et kui ikkagi, ma ei tea, pole Tartu rattamaratonil top 50 lõpetanud, siis mis rattur ma ikka olen ja ma ei tea, mida veel, et Eestikatel poodium ja siis alles oled õige rattur. Et kõik siuksed mõtted teadvustan, et see on tegelikult suur BS, suur bullshit ja eks siis need ongi need mõtted, mille kallal ma pean tööd tegema. Et esimene asi ongi teadvustada, et see tegelikult ei ole nii. Ja teine asi on siis kuidagi see mõtteviis endas ümber keerata. Ja ma siiralt tegelikult imetlen neid inimesi, täiesti siiralt käsi südamele pannes, kes täiesti täieõiguslikult ei tunne nii, nagu mina tunnen, vaid saadki aru, et piisab, ma ei tea, ühest triatloni tegemisest või piisab sellest, kui sa harrastadki ujumist, rattasõitu ja jooksu, et sa oledki triatleet. Või et sa käid rattaga sõitmas ja sa oledki rattur. Et tegelikult on asi väga lihtne. Nagu Mann mulle täna ütles, et ta käib ratsutamas ja on ratsanik, vahet ei ole, et ta ei käi kuskil võistlustel või ei oma saavutussportlikke püüdlusi. Nii lihtne see ongi, aga lihtne öelda, raske teha, raske mõelda. Aga teekond ei peagi väga kerge olema. Eile juba ütlesin, kuidas rattasõit on minu meetod oma mõtete korrastamiseks ja hetkes olemiseks ja asjade mõtestamiseks. Ja siis ma nüüd viimased 2-3 kilomeetrit olen nagu mõelnud selle triatleediks olemise või sportlaseks või harrastajaks või ratturiks olemise olemuse üle. Ja siis mul kangastus üks Eesti suurima triatloni korraldaja siuke kampaania, mida nad 2 aastat või ma ei tea, kas rohkem, 2 aastat igal juhul kindlasti on teinud, et see on see tõeline triatleet. Tõeline triatleet on see, kes on osalenud sarja kõikidel triatlonidel. No olgem ausad, ega see väga kaasa ei aita inimestel enda identifitseerimise juures. Ma arvan, et
tõeline triatleet on ka see, kes on ennast kokku võtnud ja triatloni elus ära teinud. Et niimoodi sildistada ei ole kõige tervem ja toredam. Aga kui nüüd pilk probleemidelt lahendustele pöörata, siis ma väga loodan, et ka teil oli sel väga ilusal sügisnädalavahetusel võimalus aeg võtta ja õues lihtsalt hetkes olla ja moljutada, sest lihtsalt ilus on praegu.